2 tunni pärast saame teada, kuhu me omadega välja jõuame. United paneb palli mängu, ettepoole ka kohe see viidja, aga juba on see kera Kuressaare valduses. Ei lähe praegu talusööt. Saab mööda vasakut äärt söösta, Palts ei jõua talle järele, Kivi jätkuvalt palliga, seal veel koperdatakse sööt edasi, tuleb löök, aga Jürgile ikkagi kerge saak ja no seesama Demidov. Keskel palju ruumi, leitakse üles Frolov, tõstekaristusala suunas. Tšandalt jätkvärava ette! Ei, siiski ei loe. Läks see pall enne üle otsajoone, Varr küll kontrollib. Meie saame kordust vaadata ja noh, kaugelt vaadates tundus küll, et see pall oli sees. Matas kerkis, kes läheb lööma. Järvelai keerutab ja Nõmm alt nurgast. Tõrjub selle palli ära. No, kui teda hakataks keskväljal otsima, aga pigem kombineeritakse praegu. Frolov. Tuleb Tšanda seal rinnaga. Mäng on olnud üsna hoogne. On siin päris häid võimalusi tekitatud. Kangelaslikke tõrjeid olnud! Aga Nõmme United läheb pooltunni täitudes juhtima. Karl Läänelaid. 50. mäng Premium liigas. Teine värav. Ja United sai kätte selle, mida otsiti ja see seeria, et Kuressaare läheb omavahelistes mängudes juhtima, on ka murtud. United 1, Kuressaare 0. Ja Kuressaare peab siis nüüd kuidagi vastama. Näeme veel, no hästi leitakse Järvelaiu poolt Läänelaid üles. Oivaline tsenderdus. Eks seal muidugi Läänelaiul vedas ka, et Luka ei suutnud seda palli klaarida, aga eks peab jalgpallis ja spordis ka õnne olema. Ja kaunis ja Läänelaid. Ja äkki siit midagi tekib külalistele. Jüri Soo jätab Andresele. Tuleb kaugel löök! Pürg hoiab ikka veel Unitedi 0. Ja hästi liigub praegu see pall Beglarashvilile, kellel on ruumi, sööt edasi Tšisala. No peaaegu, aga teatavasti peaaegu ei loe. Ja nüüd Andres lipab tagasi, aga siin nüüd nõutakse viga ja see viga saadakse. Punast kaarti siin nüüd Saarele. Sealt Nõmm müüri paika. Järgmine mäng Levadiaga jääb Saarel vahele. Karistus lõigi ära. Beglarashvili keerutab, aga üle on kuidagi ikkagi Beglarashvilil täna see sihik paigast ära. Tegi palli taga, välja kerivalt tuleb see korner. Ette posti jätka Lotti löök! Ja Kuressaare viigistab 77. minutil. Ja jälle Johan Vahermägi. 6. mäng Eesti kõrgliigas. Teine värav ja vähemuses Kuressaare viigistab. Ja näeme veel. Piil oli see, kes latti tabas ja Tšisala magas maha. Vahermäe, kes täies üksinduses sai selle palli võrku saata. Väga hästi reageeritud ja läheme viigiseisul edasi. 3 korda on ajaloos need võistkonnad viiki mänginud. 1 korra on Kuressaare võitnud. Ja 0 korda on United Kuressaaret võitnud. Järvelaid ei ole nüüd kaaslaste tegutsemisega rahul.
ollakse üsna samas rütmis. Aga Beglarashvili tõste värava ette! Ja hoopis on Nõmme käes see pall, kuigi Vain vannub siin kõigi nimel. Ruumis ka vaadatakse, me ka saame korra vaadata. Oivaline pass Beglarashvililt ja no Piilsel natukene ikkagi sikutas särgist. Janovic seda vaatab. Ja mis on otsus? Ja otsus on penalti Unitedile! 90+5. Määrab Janovic penalti. Ja kas läheb Frolov seda lööma? Ja sees, ja sees, ja sees! Ja United võtab 2-1 võidu Kuressaare üle. Ajalooline esimene võit. Ja siin minnakse publikuga tähistama ja näete seda rõõmu. Seda draamat. Ja pilt räägib enda eest. Ja siin nüüd turvamehed pidid ka natuke sekkuma. Oi, Kuressaare. Kuressaare pingutas. Vähemuses suudeti viigivärav lüüa. Ja üks sikutamine otsustab mängu saatuse. Ja Johan Vahermägi väga valus 1-2 kaotus Unitedile. Kus sa selle mängu kokku võtaksid? Mul ei ole sõnu ausalt väga suur pettumus, et viimane olukord, no see on jalgpall, juhtub, aga no väga valus, väga valus. Kas tundus juba, et see viigipunkt on soolas? Jaa, kindlasti ma arvan, aga noh, sellised ongi olukorrad siin Premier Liigas, et tuleb lõpuni mängida ja kui korralikult ei tee, siis juhtubki nii. Andrei Frolov, Unitedi kapten meie juures. Palju õnne! 2-1 võit. Kui keeruline seda penaltit lüüa oli viimane puude mängus. Sa oled väga suuri penalteid karjääri jooksul löönud. Kuhu sa selle praegu paigutaksid nii-öelda sellise keerukuse astme peale? Jah, selles suhtes oli huvitav, et nii hilja mängus ei ole, et kui penaltiseeriad vahele jätta, et siis kohtunik ütles, et mäng on pärast seda läbi, et keegi teist palli ega midagi ei tule, et selles suhtes. Aga ütleme nii, et teadsin, mis ma teha tahan ja teadsin, kui tähtis see kogu meeskonnal on ja panin selle palli sinna, kus ma enam-vähem tahtsin ja läks sisse, et oli ülioluline.